tahtmist täis tõestada ennast, näidata ennast uuest küljest, siis tegelikult mingis mõttes karjääri jooksul neid olukordi läbi elanud, vaatame siin Tamme Tuule pannakse rahulikult keha vahel, aga eksivad ka Göteborgi vennad. Tammetuu, Jean-Pedro, kas tuleb siit löök? Wendel, kas oli siin suluseis? Wendel tõstab, aga vastaste värravat Anderson. Siis tsenderdus taha tsooni. Jällegi pall liini taha ja päris paha pall liini taha. Siin on nüüd võimalus Göteborgil, lipp jääb alla. Olukord jätkub värrava ette ja sealt ei saa. Ongi putku pannud. Jälle sinna kaitsete vahele leitakse see käik üles. Ja nüüd on oluline järgmised käigud kinni panna siin õnneks jällegi. Ka Rootsi fänni, neil oli tehtud ikkagi nagu kord ja kohus, oma sissepääs, oma siuke kohtlikult siin tuleb Valneril ette posti. David Kruuse vasakult äärelt. No see Peetson, kes seal ees on, see on number 6 positsioon, see on kehva positsioon, aga siis Valner ei tulnud välja. Valner millegi pärast jätab selle tuleku pooleli, tõrjub esimese olukorra. Siin on pall nüüd lahti veel, õnneks eest läbi ja Valner taas võtab seal mõned sekundid. Sellist ajavenitamist keegi ei ole endiselt ära teinud ja penalti tuleb siit. Ei olnud vaja, kollane kaart ka veel. Veel siin Vangpole ja oi. Vangpo läheb seal kaitsma oma väravahti, sest seal minnakse pressiga veel 0. Vilekoori saatel. Valner tõrjub! Ja Andre Valner võtab loomehed tassivad siin praegu hetkeseisuga Levadiat. Ja pall ei valeta. Liivak. Sancho Pedro läbus vasakuga löögile. Göteborgi AIK treeningpaasis, aga vaatame siin Valner 1-1 ja lüüakse meile siit 1 ära. Tuleb 1-1 kahe mängu kokkuvõttes. Göteborgi ikkagi saab oma värrava kätte ja leitakse seal liini taga see ruum taas üles. Ja see, millega on üritatud haiget teha Levadiale terve mängu vältel, lõpuks kannab vilja ja kannab ohtlikult vara vilja. 57 minutit saab just kellal täis ja läheb IFK Göteborg seda mängu 1-0 juhtima ja koondskoori. 30 pluss aasta jooksul. 3. 5. Aga siin Tammengus või? Ei, nüüd järgmises ringis. Nüüd tuleb ju, vaatame selle olukorra ära nüüd. Levadial tuleb päris olukord keeruline löök. Wendel üle pea. Sprinklerid tööle, vett lasti murule, aga siin peab Valner vastu tulema. Pall on lahti! Tuleb löök ja õnneks väravast mööda, aga penalti või? Kas siit näitas kohtunik penaltit? Näitas ja Valneri vastu ja see nüüd tundus küll, et oli penalti ja siin 87. minutil. Lasi kohtunik lõpuni mängida ja Valner ühe. No Kunn, ole nüüd! A Le Coq'i Kunn! Ja nüüd on vaja uuesti tõrjuda! No nii! 2 tõrjet ühes mängu! Valner! Täiesti uskumatu! Zaha Vaiko kamandatakse pingi peale tagasi, siin käib omavahel mingi sõnade vahetus. Kanderami poisid löövad ka polkat siin niimoodi, et on ära unust. Ja nüüd pannakse aurude pealt vaikselt, et suluseisu lippu ei taha tõusta. Valner vahel, aga seal on veel vahel! Ja ei, nüüd on pahasti, lippud jäävad alla, viled jäävad taskusse. Särk seljast ära ja Göteborgi saab siit 2-0 juhtväravad ära. Ja väga kiiresti, kohe lisaaja 3. minutil karistatakse see Levadia ära ja see on valus ja vaat, mis see tähendab Göteborgi meeskonnale. Positiivne on ainult üks. See pole nagu profisportlase liikumine hetkel. Ja pahandus on siin 3-0 Göteborgi. Ja nüüd vist on tehtud. See mäng on vist tehtud ja siin ei liigu enam Levadia mängijad. Puht füüsiliselt lihtsalt sai kütus otsa. Ja selle ei suudeta oma ülesanded kinni hoida. On. See nüüd Otto palli taga. Otse löögile läheb, maad mööda läheb. Tsenderdus veel tagumisse tsooni, kaua Taavi on seal olemas, tuleb jätksamp! Ja ei löö sealt ära nurga löögi. Tagumisse tsooni, seal on peaga, kas ta oli Peetson? Veel üks võimalus, Otto keerutab sealt. Sisse? Jääb muidugi. Eks eduseisust seda mängu alustati ja vaatame nüüd ja tuleb üks! Pall vaja võtta! Ja võetakse. No anname minuti juurde. Siin on minut veel aega julgelt. Max Mortsov küll.
kõik. Kõlab lõpuvile. Levadia küll võitles selle mängu lisaajale, võitles selle paari lisaajale, lõi lisaajale veel ühe väravagi. Mängu viimase